Tere tulemast kuulama Uudishimu laborit. Tegemist on Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse ehk Labrise kokku pandud podcastiga. Tänaseks teemaks on marutaud. See on haigus, mis ohustab nii inimeste kui loomade elu ja kuigi Eestis pole seda enam aastaid leitud, oleme endiselt marutaudist ohustatud riikide hulgas. Sellest, milline haigus marutaud täpsemalt on, kuidas see levib, millised on haiguse sümptomid ning kuidas seda ennetada ja diagnoosida, räägib meile Labrise viroloogia-seroloogia osakonna juhataja Katrin Mähar. Head kuulamist! Tere, Katrin! Tere! Palun räägi sissejuhatuseks meile kõigepealt sellest, mis see marutaud üldse on. Marutaud on kõigi imetajate viirushaigus. Ta on kesknärvisüsteemi haigus. Kui muidu paljud viirused on liigipõhised, et sigadel omad ja veistel omad viirused, siis marutaud on viirus, mis nakatab kõiki imetajaid, ka inimest. Ta on üks vanimaid viirushaigusi maailmas, mida on kirjeldatud juba 4000 aastat tagasi ja siiani on ta püsinud üsna muutumatuna. Viirus leidub maakeral kõikidel kontinentidel, välja arvatud Antarktikas. Aga miks see marutaud siis inimestele ja loomadele nii ohtlik on? Haigestumisel lõpeb marutaud alati surmaga. Aga haigestumisele eelneb inkubatsiooniperiood ehk haiguse peiteaeg, kus viirus püsib hammustuskohas ja see aeg on kirjanduse järgi väga varieeruv, et see võib olla mõnest päevast kuni 7 aastani. Ja see oleneb ka nakatumise kohast, et kus see viirus on organismi sisenenud, viiruse hulgast ja ka loomulikult indiviidist, kui vastuvõtlik ta haigusele on. Mida lähemale on hammustuskoht suurtele närvitüvedele ja ajule, seda kiiremini haigus välja kujuneb. Kui viirus jõuab meie kesknärvisüsteemi, see tähendab aiu ja seljaaiu, siis tekib kliinika ja see on ravimatu. Mainisid, et see levib hammustuse kaudu, et kas see ongi siis ainus viis, kuidas ta levib või mis need peamised nakatumisallikad üldsegi on? No marutaud levib otsese kontakti kaudu. Et ta levib, kui nakatunud loom hammustab või kriimustab inimest või teisi loomi. Et viirus levib nagu süljega, et ta paljuneb süljenäärmetes ja ta levib põhiliselt süljega. Ja ülemaailmselt on koerad kõige levinumad loomad, kelle kaudu marutaud levib inimestele. Et see on niimoodi Aafrikas ja Kagu-Aasias, kus nagu marutaud on kõige rohkem levinud, aga Ameerikas on näiteks nahkhiired 95% inimeste marutaudi juhtudest süüdi ja ainult 5% on koerad, et meil olid marutaudi reservuaariks rebased ja kährikud ja mujal maailmas on siis kõik teised kiskjad, et nagu šaakalid ja hüäänid ja kes siis kus kontinendil elab. Ja et aastas sureb marutaudi kuskil kuni 100 000 inimest ja nendest 40% on alla 15-aastased lapsed. Ja enim ongi marutaud levinud Kagu-Aasias ja Aafrikas. Millised need marutaudi sümptomid siis loomadel ja inimestel on üldsegi? Et tavaliselt on marutaudi sümptomiteks agressiivsus, krambid, tavatu käitumine, et see on 80% juhtudest. Ja see on ka näide selle viiruse kohastumusest, et hõlbustada haiguse ülekandumist teisele indiviidile, loomale, et haige loom ründab teist, et viirus saaks üle kanduda. Et metsloomadel kaob tavaliselt inimpelglikkus ja ruumitaju, et nad võivad väga kummaliselt liikuda, nad ei karda inimest ja esineb ka vaikset marutaudi, kus loom on apaatne, halvatud ja ta võib ka täiesti koomas olla. Et sümptomina nimetatakse ka tavaliselt veekartust, mis tekib sellest, et haige tegelikult tahab juua, aga neelatamisel tekib tal tavaliselt väga tugev spasm, mis on väga valulik neelamislihastes ja sellepärast seda nimetataksegi nagu veekartuseks.
ja esimene teade Eestis marutaudi surnud inimesest pärineb 1713. aastast Kullamaa kiriku raamatutest, et marutaud oli juba siis Eestimaa pinnal. Ja viimane Eesti inimjuht oli 1986 Järvamaal, kui suri 10-aastane tüdruk, kes käis metsas metskitse siis lohutamas, sest meil sellel metskitsel oli arvatavasti vaikne marutaudi vorm, et ta lihtsalt lamas metsa all. Ja Lätis oli viimane inimjuht 2019 detsember, kui suri naine, kes sai nakkuse koeralt Indias 2018. aasta maikuus. See tähendab, et 1,5 aastat oli see haiguse peiteperiood, mis on väga pikk aeg tegelikult. Leedu viimane inimjuht oli 2004, 4-aastane poiss sai nakkuse kodukoeralt. Ja Euroopas ikkagi esineb üksikuid marutaudi juhte, aga need kõik on seotud ka siis Aafrika või Aasiaga, kus inimesed on saanud koeralt hammustada. Et Itaalias oli 2019 nakkus toodi Marokost. Hispaanias samamoodi toodi nakkus Marokost, et nii see on. Kui nüüd peaks juhtuma, et on olnud kokkupuude loomaga, kellel võib olla marutaud ja on kahtlus, et tal oli marutaud, mida siis peaks tegema? Kokkupuute puhul marutaudikahtlase loomaga tuleb kokkupuute koht koheselt pesta vee ja seebiga. Ja koheselt tuleb pöörduda arstile, et kui ei ole võimalik, siis erakorralise meditsiini osakonda. Ja seal manustatakse tavaliselt marutõve vastast vaktsiini. See on tänapäeval on 5 korda lihastesse süst. Ja olenevalt hammustuse asukohast, et kui see on näiteks tõesti peapiirkonnas ajule lähemal kuskil, et siis tuleb manustada ka marutaudi vastaseid antikehi kohe, et hakata viirusega võitlema. Ja eriti tähelepanelik tuleb olla reisidel marutaudi leviku suhtes ohtlikesse piirkondadesse, Kagu-Aasia, Aafrika, samuti Lõuna-Ameerika, kus marutaud levib nii-öelda vampiirnahkhiirtega, kes võivad inimest hammustada. Ja viirus võib olla looma süljes juba 4-10 päeva enne kliinikat. Et näiteks kui mingi koer kuskil reisil lakub teie kätt ja teie käsi on kriimustatud, siis see koer võib tunduda täiesti terve, aga tema süljes võib olla juba marutaud, nii et ettevaatlikkus ennekõike sellistesse riikidesse reisimisel. Kui vee ja seebiga peaks pesema, aga kas see desinfitseerimisvahend, mingi selline asi sobiks ka? Jah, kindlasti sobiks, aga põhiliselt ikkagi kohe arsti juurde pöörduda, et vaktsiini saada. Sest kindlat ei ole mitte midagi. Ei vee, ei seebiga pestes ega desinfitseeriva vahendiga, sest hammustus on ju sügav ja ega need viirus kaob ju lihaskihtide vahel ära. Aga jutt on olnud erinevatest maailmajagudest, kus marutaud levib, et millised on siis need suurimad takistused terves maailmas, et marutaudi likvideerida? Takistuseks maailmas on madal teadlikkus antud haiguse suhtes. Et marutaud on ju tegelikult vaktsiiniga välditav haigus, et 1885 lõi Prantsuse arst teadlane Pasteur vaktsiini ju, mis tõi pöörde marutaudi levikule inimeste seas. Aga see vaktsiin on levinud ainult arenenud riikides ja vähem arenenud riikidesse see kahjuks pole siiani väga jõudnud. Aga Maailma Loomaterviseorganisatsioon koos teiste ülemaailmsete terviseorganisatsioonidega viivad ellu projekti Zero by 30, et see on siis 0-30-ndateks. Aga see on ülemaailmne strateegiline plaan inimsurmade vältimiseks koerte kaudu leviva marutaudi läbi aastaks 2030. See plaan sisaldab siis koerte vaktsineerimist ja inimeste teadlikkuse tõstmist. Ja samuti ka laboratoorse võimekuse arendamist riikides, kus seda vaja on. Ja Aasia ja Aafrika riikides on ju väga palju koduta koeri. Ja neid proovitakse vaktsineerida siis samamoodi nagu meil rebaseid ja kährikuid suu kaudu.
Ja inimeste seas tehakse siis teavitustööd, kuidas käituda kontakti puhul ja jagatakse lendlehti aga see kõik võtab väga palju aega ning väga raske on kõigini jõuda. Ja tegelikult on see väga ambitsioonikas plaan. Ja muidugi teine probleem on Lõuna-Ameerika, kus on probleemiks nahkhiirte kaudu leviv marutaud, mis on põhiliseks levikuteeks ju inimestele Ameerikas ja sellise levikuteega on üsna võimatu võidelda, sest nahkhiiri vaktsineerida ei saa ja ainukene vahend on ju koheselt arstile pöörduda hammustuse korral. Ja marutaudi on nahkhiirtelt ka Euroopast leitud, näiteks 2009 leiti Soomest ja samuti on ka Rootsist leitud. Ja paljud Euroopa riigid on nimetatud marutaudi vabaks, aga nahkhiirtel ikkagi leitakse nahkhiirte tüvesid. Ja aga Eestis on seda kahjuks väga vähe uuritud, sest me uurime aastas ainult mõned nahkhiired marutaudile ja sellist seiret ei ole meil otseselt olnud, et otsida seda viirust nahkhiirtelt ja me tegelikult ei tea oma nahkhiirte populatsiooni seisukorda. Kas seal esineb marutaudi viirust või ei esine? Kui nüüd Eestist edasi rääkida, siis kuidas meil üldsegi jälgitakse ja ennetatakse marutaudi levikut? Et selleks toimub pidev marutaudi seire metsloomade seas, et marutaudile uuritakse kõik kahtlaselt käituvad loomad, inimkartused, agressiivsed ja samuti kogutakse proove marutaudi suukaudse vaktsineerimispiirkonnast, et kontrollida vaktsiini tõhusust. Et kas seal on negatiivsed loomad viirusele kõik ja samuti on koertel kohustuslik vaktsineerimine iga 2 aasta tagant. Et see on kohe seadusega paika pandud. Aga selline küsimus ka, et kas inimesed, kui nad näiteks reisivad sinna riikidesse, kus on see rohkem marutaud levinud, et kas nemad peaksid ka ennast vaktsineerima selle vastu või kuidas sellega on? Soovituslik on, sellepärast, et eriti kui pikemalt on ja kui sõidetakse välja kuskile suurtest linnadest, Indias näiteks ja Kagu-Aasia riikides, et loomulikult on soovituslik. Aga jutt oli ka sellest, et Eesti on marutaudivaba alates 2013 aastast. Kui suur on see oht, et marutaud siia meile ikkagi tagasi jõuab? Tõesti, Eesti on kuulutatud marutaudivabaks maaks. See tähendab, et seda haigust meie riigis ei esine ja see on võimalik ainult tänu metsloomade suukaudsele vaktsineerimisele. Suukaudset projekti alustati 2005. aastal Vormsilt, kus käsitsi külvati vaktsiinipalasid. See levis edasi Saaremaale 2006 ja siis järgnevatel aastatel nagu tervele Mandri-Eestile. Ja marutaudivabaseks saamiseks pidi riik olema esmalt 2 aastat täiesti marutaudivaba, see tähendab, et meil ei ole marutaudi esinenud aastast 2011. Ja praegu me vaktsineerime Venemaa piiri, sest kõige suurem oht meil ongi piiriala Venemaaga, me ei tea, mis piiri taga toimub, me teame, et Venemaa on marutaudi positiivne riik ja me 30 kilomeetri laiust ala, piiriala vaktsineerime 2 korda aastas sügisel ja kevadel lennukitelt ja seda vaktsineerimise tõhusust me kontrollime rebastelt võetud vereproovidest antikehadele, et kas nad on söönud vaktsiinipala ja samuti hammastest tetratsükliini markeri järgi, mida sisaldab ka vaktsiinipala, mis näitab söömust. Seda, et kas nad on need vaktsiinipalad üles leidnud. Ja kõige suurem oht ongi see piiriala, sest loomad ju piiridest kinni ei pea ja piirikontroll neile ei kehti. Ja teine võimalus on tuua marutaud riiki sisse lemmikloomadega. Kas illegaalselt siis või võltsitud passidega lemmikloomadega, et selliseid näiteid on Euroopast küll ja veel, et kutsikatega tuuakse marutaud riiki sisse. Et kutsikas on teinekord jõudnud liikuda Hispaaniast Hollandini, kus ta haigestub kliiniliselt ja neid kontaktseid isikuid, keda siis tee peal kindlaks tuleb teha, on sadu.
keda kutsikas kõik nuusutanud ja lakkunud on, et see on tegelikult väga suur töö. Et tegelikult on ka see lemmikloomadega liikumine Venemaale väga suureks ohuks, et alates septembrist on Venemaa kõrgema ohutasemega riikide hulka kuulutatud marutaudi viiruse suhtes. Nüüd nõutakse lemmikloomade tiitri määramist, kui lemmikloomadega liigutakse Venemaale. Aga varem piisas enne septembrikuud ainult passist, et loom on vaktsineeritud. Labrises diagnoositakse marutaudi. Kuidas see käib? Et marutaudi diagnoositakse loomade ajust, mis on põhimõtteliselt ainuke organ, kus teda kindlaks saab teha, silmasidekestalt ka, aga aju on nagu kõige kindlam ja millest tehakse õhuke puude alusklaasile. See fikseeritakse külmas ja kaetakse siis marutaudi antikeha sisaldava vedelikuga ehk konjugaadiga. Siis inkubeeritakse, ütleme 37 kraadi juures inkubaatoris pool tundi. Ja kui ajus esinevad negrikehakesed, mis tekivad marutaudi puhul, siis see konjugaat teeb need nähtavaks. Ja preparaadi vaatamisel mikroskoobiga me näeme positiivse proovi puhul roheliselt elendavaid täppe. Ka kvaliteedi seisukohalt kasutame me 2 erinevat konjugaati labrises, mis on nagu maailmas enam levinud ja inimkontakti puhul tehakse lisauuringuna alati ka molekulaaranalüütiline analüüs, et olla veel täpsem ja otsida marutaudi RNA-d. Ja see on sellepärast, et vältida igasuguseid valenegatiivseid tulemusi, mida tõesti esineb imeharva, aga see on selline tagavara variant. Kui nüüd see teema kokku võtta, siis mida saavad inimesed ise ära teha, et marutaudi ennetada ja et Eestis säiliks marutaudi vaba staatus? Marutaudist kui haigusest teadlikkust tuleb kindlasti tõsta. Sest see, et Eesti on marutaudi vaba riik, ei tähenda, et ohtu meil ei oleks. Loomulikult on oht, kuna meil on piiri taga marutaudi positiivne riik. Lemmikloomade vaktsineerimine on väga tähtis, et see oli kunagi iga aasta nõutud, nüüd on niigi iga 2 aasta tagant. Ja illegaalne lemmikloomade äri on samuti oht, et selle kohta tõin eelnevalt näiteid Euroopast ja kui sellega Eestisse tuuakse marutaud, siis väga kurb me kaotame oma marutaudi vabasuse. Aitäh sulle, Katrin, et sa rääkisid meile marutaudist nii põhjalikult ja põnevalt. Ja aitäh sulle ka, kes sa Uudishimu laborit kuulasid. Loodan, et said tänase teemaga seoses palju targemaks. Ja selleks, et ka meie järgmised podcastid ja muu põnev info sinuni jõuaks, soovitan sul kindlasti Labrise Facebooki leht meeldivaks märkida. Kuulmiseni!